Hei, hei, kaasaegse naise podcasti kuulaja. Sina, kes sa oled naine, kelle jaoks on oluline eneseteostus, areng, kasv. Aga samas ka see koht, et kuidas luua tasakaalu ja harmooniat koduses keskkonnas. Ehk siis palju erinevaid teemasid on sulle südamelähedane. On mai ja käimas on mega mai väljakutse. Mai. Mina aktiveerin iseend. Ja see pole lihtsalt selline 31-päevane väljakutse, vaid tegu on 31-päevase transformatsiooniga. Kuidas pisikesed mõtted, arusaamised muudavad seda, kuidas sina maailma näed ja kuidas sa igapäevaselt selles maailmas ka kohale ilmud. Kuidas sa tegutsed, kuidas sa oled ise aktiveeritud. Mida sina teed, et iseennast aktiveerida, et elada päriselt sellist elu, nagu sina tahad. See väljakutse algas küll 1. mail, kuid ma panen siia podcasti märkmetesse lingi, et kui see kõnetab sind, sa saad sellega veel liituda. Seal väljakutse jooksul on 5 live-kõnet minuga. Kuid sa saad need salvestused, sa saad neid kuulata. Sa saad kuulata neid nii palju kordi, kui sul on vaja, et mingid asjad maanduksid. Eelmisel nädalal alustasingi ma selle teemaga, et kes on siis süüdi, et sa oled täna seal, kus sa oled. Sinu sees on midagi, mis ütleb sulle, et sa tahad, et asjad oleksid teistmoodi. Aga mis on see tume jõud, mis justkui hoiaks sind kandadest kinni? Ma parasjagu kõnnin. See on hea metafoor siin. Hoiab sind kandadest kinni ja ei lase sul neid samme teha, mis tekitab sul seda ärevust, mis tekitab sulle selliseid piinasid. Mis on see tume jõud? Ühesõnaga, sellest rääkisime 1. korral, sest sellest arusaamine on nii oluline, et tõesti liikuma hakata ja sisemiselt aktiveeruda. Ja täna osa sellest programmist on ka see, et sellest teekonnast on see, et ma jätan iga päev ühe lühikese häälsõnumi, ühe mõttega, ühe aktivatsiooniga. Ja täna ma rääkisin sellest, et lõpeta tarbimine ja hakka ise looma. Ja mis ma siis selle ajal täpsemalt silmas pean? Et võib-olla täna sinagi seda podcasti episoodi kuulates oled jalutamas. Oled sõitmas ühest punktist teisse. Oled midagi tegemas, kodu koristamas. Ja siis see
episood mängib sul taustaks. Ja mis sa teed? Sa tarbid. Ma ütleks, et ära kuula mu podcasti, aga sa tarbid. Järgmisel hetkel sul on see justkui vaba hetk, kus on justkui veidi vaikus, potsataks sellele diivanile, tugitooli, köögilaua taha, lösakile, arvad selle telefoni ja lähed siis tänasel päeval popid kohad Instagram, TikTok, Facebook ja lihtsalt scrollid. Vaatad, kuidas teised inimesed oma elu elavad. Mis nad siis jagavad, mis nad siis kirjutavad. Võib-olla jagad mingeid uudisteportaale, millest siis nagu räägitakse, mis on maailmas jälle nii halvasti ja pahasti. Ja taaskord jälle tarbid. Ja siis mõtled, et ma nüüd loen raamatut. Loen uudiseid vanamoeliselt, võib-olla paberi pealt. Tarbin. Ma mõtisklen mingi teema üle. Ma arutan seda kellegagi. Aga võib-olla ma jään ikkagi ainult sinna mõtisklemise ja analüüsimise juurde, et selline teema. Ja sa lihtsalt tarbid. Ja ei tee selle infoga tegelikult mitte midagi. Ja siis sinu südames, ma räägin hästi palju sellest, kuidas sinu sees sügaval on mingisugune tuluke, see säde, mis tuksus seal, mis lihtsalt ei ole saanud piisavalt hapnikku. Ja kui sa lihtsalt tarbid, siis sa tegelikult summutad seda sädent. Sest mis sa teed, on see, et sa räägid endale lugusid, kuidas sina ei ole praegu veel valmis. Kuidas sul ei ole veel täna infot. Kuidas praegu ei ole see õige hetk ja õige aeg. Mul ei ole praegu finantse või raha või mu fookus peaks kuskil mujal olema. Ja siis sa tarbid. Kuid sinu elu liigub ju edasi. Meil ei ole lõpmatult aega. Päevad aina tiksuvad. Ja kui sa tahad oma elus midagi muuta, midagi teistmoodi teha, siis on nii oluline, et sa hakkaksid ka looma. Ja loomise all ma peangi silmas seda, et kui sa oled ettevõtja, siis lihtsalt loo, tule uue pakkumisega turule. Tee mingisugune sotsiaalmeedia postitus, tooda videosisu, tooda podcasti sisu, eks ju, hakka looma. Ja ma pean ütlema ausalt, et minu podcast on üsna vaikne olnud sellel hooajal. Aga sellest ühest häälsõnumist, mis ma lihtsalt, see mõte, lõpeta tarbimine ja hakka looma, aktiveerisin ennast nii palju ka sisemiselt, et ma täna tõesti salvestan seda podcasti episoodi. Ma salvestasin ära pool oma, või tegelikult ma põhimõtteliselt video sisu salvestasin kõik ära, 2 video on puudu veel, uuest minikursusest, mis keskendub sellele, et kuidas luua nagu neid rahulikke hommikuid. See on siis väikelapse emale, kes
kellele hommikuti on igasugused läbirääkimised, tõsised läbirääkimised oma väikelapsega seal kodus, et üldse kedagi sealt uksest välja saada õigel ajal, õigel hetkel. Et see esimene hommiku pooltund sinu päevast algab selliselt, et sa tunned, et oh my god, ma juba olen läbi põlenud. Mu päev pole alanudki, aga täitsa lõpp. Mul on see igimull otsaväis ja hea, et see laps sai kooli või lasteaeda. Ja lõin sisu. Tegin sellise minikursuse. Aga mitte ainult, kui sa ei ole ettevõtja. Kuidas sa saad siis luua? On see, et tööl olles, palgatööl olles, ole aktiivsem. Algata mingeid asju, algata mingeid vestlusi, mingeid teemasid. Loo võimalusi. Suhtes. Loo midagi. Loo koos olemise hetk. Vestlus. Nagu ära ole seal passiivsel poolel, kus sa oled lihtsalt tarbija. Vaid võta enda elu juhtimine enda kätte. Aktiveeri ennast seespoolt ja hakka looma. Ja naiste puhul on hästi tihti see nagu, et mul ei ole tuju, mul ei ole enesetunnet. Ja Leila Hormoosi, Alexa Hormoosi abikaasa on üsna tuntuks teinud sellise ütluse, et fuck the mood, follow the plan. Ehk siis suva, see tuju, järgime plaani. Aga vahel, kui me oleme lihtsalt nii suures tarbija rollis, siis võib tunduda seda, et mul ei ole isegi plaani. Ainika, ma ei tea, kust alustada. Ja see on see koht, miks mina tegelikult ka selle mega mai väljakutse lõin. Et eelmisel aastal ma lõin selle puhtalt sellepärast, et tõesti iseennast aktiveerida. Ma tegin 31 päeva live loo rääkimise oma Facebooki kogukonnas. See aasta ma tundsin, et sellel on midagi sügavamat. See, kuidas me paneme näpu peale sellele süüdlasele, et miks ma olen täna seal, kus ma olen ja miks ma ei liigu sinna, kuhu ma tahan liikuda. Ja siis ma jagan sinuga neid asju, mis toimuvad meil seal kahe kõrva vahel ja kuidas lihtsalt ümber mõeldes sa saad hakata päriselt liikuma. Sest võib-olla sa oled kuulnud ütlust, et isegi kui sul on nagu kogu maailma taktikad, samm-sammuline süsteem, raamistik, teekond, tee need 4 sammu, tee need 7 sammu, tee need 9 sammu ja siis sa saad selle asja, mida sa tahad, siis sul võib olla nii täpne juhend, aga sellest, kas sa jõuad tulemuseni, statistiliselt sellest plaanist sõltub vaid 10-20%. 80% on sinu mõtteviis. See, mis on seal kahe kõrva vahel. Ja täpselt sellele mega mai 2026 keskendubki. Sellele, mis on seal kahe kõrva vahel. Me alles alustasime. Kui see sind kõnetas, tule, liitu. Ma pean selle episoodi ära lõpetama, sest
telefon andis märku, et aku hakkab tühjaks saama. Ja siis jube kurb oleks, kui ma kogu selle vestluse siin ära pidasin iseendaga pargirajal jalutades, kus jalgratturid mööda kihutasid ja jooksjad vahepeal, siis ta ei salvestagi seda ära, sest aku sai tühjaks. Igal juhul sina saad saavutada elus ükskõik mida, kui sa otsustad, et sa seda tahad. Ja 80% sellest on meie mõtteviis, mitte järgmine uhke, fantastiline taktika. Sest ka mina tegin koolitajana vea, et ma mõtlesin, et ma annan oma klientidele kõike seda, mida ma tean, kuidas mina olen saanud kliente, kuidas ma olen saavutanud tulemusi. Andsin neile taktikad. Ja siis vaikus. Et sul võib olla maailma parim taktika, kuid kui sinna kõrvale ei tule seda tööd sealt kahe kõrva vahelt, siis sa ei liigu. Pane ennast liikuma. Aktiveeri ennast. Mina aktiveerin iseend. Mai, mega mai. Ole juuniks, täna 5. mai. Terve kuu aega nees. Ole juuniks täiesti tundmatu inimene. Täiesti teine inimene. Ja sellest ma ka rääkisin. Kuidas see, kus sa oled täna ja see, kus sa oled mai lõpuks, need ei ole samad inimesed. Nii et tule, liitu Mega Maiga, saad ligipääsu kohe sellele esimesele salvestusele ja tule liitu järgmiste kõnedega päriselt laivis. Ja muuda oma elu. Aitäh kuulamast. Pea meeles, edu on otsus. Ja igal suvalisel ajahetkel oma elus sa saad otsustada olla parem versioon iseendast. Läksime.